romantika Pariisis, karneval Brasiilias või jooga Indias. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teiega on Õhtulehe reisipodcast Järgmine peatus ja minu nimi on Liina Koolman. Meiega on täna siin Kristo Pajust, kes otsustas mõni aeg tagasi, et tema kolib Saudi Araabiasse. Tere Kristo! Tere Liina! Ja Saudi Araabiast tagasi tulnud tundub nagu oleks teiselt planeedilt just tagasi tulnud, et väga põnev on. No jah, kui me viimati nägime siin samas stuudios, kui sa rääkisid Moldovast, siis jutustasid mulle ju oma plaanist, et kolida Saudi Araabiasse, mille peale ma olin vaimustuses. Ise aasta tagasi käisin Saudi Araabiasse, väga huvitav riik, aga pärast 2 nädalat oled sa tagasi sealt Saudi Araabiast. Nii et valgusta meid, et miks sa üldse plaanisid sinna elama minna ja mis juhtus, et sa oled pärast 2 nädalat siin samas stuudios? No teeme nii, et tegelikult juhtus nii, et minu Keenia tüdruksõber sai Saudis tööd ja vaatasin, et väga erinev riik küll, aga et lähen siis vaatan, et kuidas on. Ja võtsin suure kohvri kaasa igaks juhuks, et äkki hakkabki meeldima ja jään pikemalt. Aga juhtus nii, et vaatasin, et ikka see ei ole absoluutselt minu teema, et ikkagi hästi erinev ja kuidagi kõik oli raske, korteri leidmine, kogu see kultuur, kõik oli nii võõras, kui vähegi annab olla, et selle otseses mõttes tundsin ennast tulnukana. Kõigepealt räägime sellest, et mis tööd su Keenia tüdruksõber seal tegema hakkas ja kas tema tundis sama, et kas tema tuli ka ära või ta jäi sinna? Tema jäi sinna, ta töötab kohalikus haiglas Medena ja tal on seal ikkagi suhteliselt keeruline olnud, et osad kolleegid väga inglise keelest aru ei saa, et pool aega ikkagi läheb desifreerimisel, et millest üldse jutt on ja siis pool aega saab vaadata, et kuidas abiks olla. Aga haigla ise on hästi modernne, väga palju erinevaid rahvusvahelisi kliente käib ka ja tal sellises professionaalses mõttes on seal teha küll, et kogu see seadmete võrgustik, mis seal olemas on ja mida Keenias vahel pole näinudki, et selles mõttes on tal seal põnev, aga kindlasti ka raske, ja sellise üksiku naisena seal riigis toimetada seda enam, et mina mehena, ma arvan, et mul oleks lihtsam. Miks üks keenialanna üldse läheb Saudi Araabiasse tööle? Kuidas see juhtub üldse? Neil on seal terviseministeeriumiga on selline kokkulepe erinevate riikidega, et tuuakse Filipiinidelt, tuuakse Keeniast, aga on loomulikult ka Saudi omajaid. Ja miks ikka minnakse, et väga hea raha on ja makse maksma ju ei pea. Et tegemist on ju maksuvaba riigiga, et kõik raha jääb endale kätte ja mõnes mõttes siis nagu kogub sellist väikest altkapitali, et siis järgmine aasta Euroopas magistriõpinguid alustada. Aga see, mis sina siin kirjeldasid, et sa tundsid ennast tulnukana, tema seda ei tajunud või ta lihtsalt pigistab silma kinni, et ma olen siin mõnda aega, et pärast siis tõesti kulutada raha näiteks Euroopas magistri peale siis? Pigem see viimane, et kuivõrd on tööga päris hõivatud, see oli 6 päeva nädalas tööl, et siis ega tal nagu väga palju selle ringi uhamiseks aega ei jää ja ma olin isegi üllatunud, et kui ma sinna läksin, küsisin, et kus me siis sööma lähme või mis siin siis toimub ja ta ütles, et ta ei olegi praktiliselt kuskil käinud, et haiglas antakse lõuna ajal süüa, haiglakompleksis on tal oma väike korter ja ega sealt aeg-ajalt jalutamas käib kuskil, aga on ka tihti nii juhtunud, et tahab kuskile minna, vaatab, et ainult mehed on ees ja ei saagi aru, et kas nagu tohiks siis siseneda või ei tohiks ja kuidagi natuke selline teistmoodi olemine, et siis pigem on nagu eemal hoidnud, jah.
No sina oled ju tegelikult paljudes kohtades elanud, et teeme kuulajaks selgeks, kes ei ole juhtunud mõnda sinu mitmest podcastist kuulama, et tegelikult sa ei ole ju poiss, kes on ainult Eestis elanud ja nüüd ehmatab ära välismaale minnes. Et tegelikult sa oled maailma näinud, et räägi, kus sa oled elanud ja kas see Saudi siis ongi kõigest nii erinev ja miks ta on erinev? Jaa, ma olen tõesti igal pool elanud 6 kontinendil, et Ameerikas, Brasiilias, viimased aastad Keenias, enne Malaisias, Austraalias. Et selles mõttes tõesti mind on raske kohutada ja üle 80 riigis reisinud, et sellist pilti ma nägin tõesti esimest korda, et mõnes mõttes nagu oleks otse piiblisse maandunud, et vahel näed kaamleid, kõik mehed käivad valges maani, nii-öelda öösärgis ringi, naised mustas ja ma reaalselt ei näinud mitte ühtegi korda naisi, kes oleks kandnud selliseid meie mõistes tavalisi riideid. Mehi ma aeg-ajalt nägin, selline lühike T-särk on täitsa okei, lühikeste pükstega mehi ma ei näinud. Aga... Kuigi väidetavalt on see okei. No ma ei hakanud testima, et seal pidi ka olema selline kombluspolitsei, kes aeg-ajalt ikka kinni peab ja ma ei hakanud otseselt testima ja kuivõrd ma kedagi teist ka ei näinud, et siis mõtlesin, et olgu nii. Aga pikkade varrukatega luusid võtsin ka üheks juhuks kaasa, aga neid ma õnneks selga ei pannud, sest väljas on põrgu kuum, kuskil 45 kraadi keskmiselt kuni oktoobrini. Mis puutub riietesse ja kas... ütlesid, et sa ei näinud sellises tavapärases rõivastuses naisi. Mina nägin, isegi ei mäleta, kas ma praegu saate algul ütlesin, et ma käisin aasta tagasi Saudi Araabias, vist ütlesin, eks ju, et mina nägin selliseid naisi, kes nad ei kandnud teksasid ja mingis maikat on ja mitte sellist asja, aga ütleme sellist natuke lohvakamat rõivastus, mis ei olnud abaia, on ju, must abaia, mingi lohvakamat rõivastust, see oli tegelikult lubatud, et sa ei tohi enda neid kehakumerusi näidata ja tegelikult ka mina enne minekut siis otsisin, ma käisin Paavli Kaltsukas vaatamas sellised võimalikud laiasid XXL suuruses riideid, et ma ei raatsinud neid uuena osta, sest ma teadsin, ma tõenäoliselt ei kanna neid kunagi. Otsisin neid sealt, lõpuks ostsin paar riietustega kodus, abikaasa ütles, et kuule, et see on ikkagi natuke liiga lühikene, sul jääb mingi tagumik näha nende pükste alt, ja lõpuks ma ostsin koha peal, kohalikus kaubanduskeskuses, enamik olid muidugi abaiade poed, nende mustade riietuste poed, eks ju, aga oli ka selliseid natuke moodsamaid, selliseid nagu lohvakaid riideid ja ma ostsin tegelikult sellise päris äged outfiti, mis oli selline lubatud kanda, et olid laiad püksid, lai selline särk lühikeste varrukatega, seal siis oli peal selline pikem, ei saa öelda jakk, sest ta oli kõik hästi õhuline, aga ikkagi oli nii palav ja ma vahepeal tegin pattu, ma ikkagi kõndisin seal selliste 3/4 varrukatega, sest ma lihtsalt ei jaksanud. Mina käisin septembrikuus, siis oli mingi 37 kraadi. No see reaalselt, see ei ole ju selline tunne nagu sauna astuks, et see ei olnud selline kuiv kuumus, see oli lihtsalt nii saun minu meelest. Jah, sa ise käisid Riadis või kus? Ma käisin Jeddas. Ja Jeddas ongi selline aurusaun, et seal mulle tegelikult selline kliima isegi meenutas natuke Malaisiat, et see mulle isegi oleks natuke rohkem sobinud Riadis ja Tavadmis, kus ma käisin. Seal on ikka selline täiesti kuiv kõrbekuumus, et see oleks nagu mikrolaine ahju ikka sattunud. Ja tegelikult ma arvan, et selles ongi ju põhjus, miks sa ei näe päeva ajal tunde, sa ei näe ühtegi inimest. Autod liiguvad, õhukonditsioneeritud, kõik tore, metroo liigub, aga isegi metroos sa ei näe palju inimesi, sellepärast et keegi väljas ju ei käi päeva ajal. Et kui ma seal ise ringi liikusin, siis mulle tundus, et tõesti linn on minu, et mitte kedagi ei näe. See on nii veider olukord. See on düstoopiline olukord, nagu maailm oleks lõppenud ja me oleksime kuskil kliimakriisis. Ja tõesti, see on nagu selle tagasi mõeldes see tõesti, ega ma ise ei käinud ka eriti väljas, sellepärast, et mina olin ju tegelikult, mul oli kaasas 1,5-aastane poeg ka,
et temal ka vaeseke iga kord, kui välja läksime, oli ka higi tilkus ja noh, et pluss abikaasa ei kannata ka eriti kuuma. Kui kuulajal tekib küsimus, miks me käisime Saudi Araabias, miks ma tassisin oma poja ja abikaasa, kes ei armasta kuuma sinna, siis see oli minu ammune unistus minna Saudi Araabiasse, kuna ta oli ju ikkagi suletud riik. Ja ta on selline veider kogemus, nagu sa ütled ka ju. Ja ta oligi tegelikult selline 2016. aastast, kui nad oma selle visioon 2030 välja kuulutasid, siis hakkasid seal asjad natukene muutuma ja riik hakkas avanema, korraldatakse erinevaid spordiüritusi ja isegi kultuuriüritusi ja tehti riik alati väliskülastajatele ja nii edasi. Aga ennem seda, praktiliselt selline hästi suletud riik ja tundub, et ilmingud on siiamaani sellest, et 2019 september oli see, kus nad hakkasid turismiviisat andma välja. Et ma just enne seda saadet guugeldasin, et millal see täpselt oli. Ma tean, et see ei olnud väga ammu. Aastal 2018 ma avastasin, nad annavad mingisuguseid vormelivõistlustele mingisuguseid viisasid, et mine sinna vormelit vaatama ja siis me anname sulle mingi turismiviisa, et mida siis inimesed hakkasid lihtsalt kasutama, et Saudisse minna. Aga enne seda ju täiesti, said ainult palverändurina põhimõtteliselt või siis, ma ei tea, äriviisa või pere või tõesti, ulme. Jaa, et põhimõtteliselt sellised diplomaatilise passiga, eks, et nüüd põhimõtteliselt saad ükskõik, mis lennuga sisse lennata ja saad kohe aastase viisa, 90 päeva saad korraga kohal olla. Okay. Ja siis 90 päeva tuleb väljas käia, kui tahad kauem jääda. Jaa, ma tegelikult tahtsingi küsida, et mis see viisa on, sellepärast, et mul ei olnud seda aastase varianti või siis ma ei teinud seda aastast varianti. Et ühesõnaga, ilma mingi probleemita sa võid aasta jooksul 90 päeva olla, lendad kuhugile lähedal asuvasse riiki, tuled tagasi. Nii just, seal ei ole isegi sellist Schengeni-laadset piirangut, et sa 90 päeva võid olla ja 90 päeva võid väljas olema, et käid kuskil Bahreinis või Kuveidis ära ja oled järgmine päev oodatud järgmiseks 90 päevaks. Sa mainisid seda visioon 2030. Mis asi see siis täpselt on? No selle kuulutas kuningas välja, et riiki avatuna demonstreerida ja selleks siis pandi pea 700 mõõdikut, et kuidas seda siis mõõta ja siis nad järjepanu proovivad neid ära teha. Ja selle mõte ongi see, et riik ei oleks ainult naftast sõltuv, et tuleks erinevat sellist ekspordivõimalusi ja välisinvesteeringuid ja kultuuri- ja spordiüritusi ja nii edasi, ja ka turismi muidugi, et selle nimel nad pingutavad. No ja siis nende selline moodne asi on ka selline mingi nutilinna ehitamine. Sa viskas mulle Wikipedia lingi, ma korra jõudsin lahti teha, vaadata, et sa tahtsid mul rääkida sellest. Jaa, selle nimi on Telain või eestikeelselt siis joon ja see põhimõtteliselt hakkab siis asuma kuskil seal Jordaania ja Egiptuse piiri lähedal ja see on, kui futurismile mõelda, siis see on, ma arvan, selline asi, mis võiks täpselt seda iseloomustada, et tegemist on siis visioonis 170 kilomeetri pikkuse linnaga, mis on 500 meetrit kõrge ja 200 meetrit lai. Ehk siis selline Tartust Pärnusse ulatuv selline klaasist Hiina müür, mis on õhukonditsioneeritud, kus autosid ei ole ja kus tehakse innovatsiooni. Mul on nii palju küsimusi, aga ma nagu ei oska midagi küsida, sest see on nii veider. See kõlab nii veidralt. No inimestel tulevadki veidrad mõtted, kui on liiga palju raha käes, et see on minu mõte, aga kindlasti sellega saab tähelepanu, see on igast tuleviku ja innovatsiooni ajakirjast kindlasti läbi käinud, sellest räägitakse. Mõte oli muidugi see, et 2030 saab vähemalt osa sellest valmis ja plaan oli siis, et esimesed 10%. Tänaseks on selge, et 2030 saab heal juhul valmis 2 kilomeetrit sellest. Mis on siiski meeletu, sellepärast, kui sa mõtled, et näiteks Swiss Hotel on meil siin 117 meetrit, ehk siis paned 4 Swiss Hotelli üksteise otsa, et see on nii kõrge ja ta on klaasist ja ta on kõrbes, siis see on ikka meeletu ja selle
Selle ehitamisega muidugi on erinevaid väljakutseid ja sellepärast see nii kiiresti ei arenegi neil, aga nad ikkagi tahavad sellega algust teha ja näidata, et suudavad. Ja need inimesed siis elavad nagu seal klaasi all või, kes sinna tulevad elama? Elavad, töötavad, kõik linnatunnused on olemas. Aga ta on lihtsalt nagu kasvuhoone? Põhimõtteliselt jah, et 200 meetrit lai ja 170 kilomeetrit siis pikk. Huvitav, kas kohalik mõtleb, nii äge, tahaks sinna elama minna. Ilmselt nad peavad kuidagi meelitama mingi rahasummadega, kes see võib-olla tahavad, sellepärast, et muidu on Saudi Araabias lihtsalt nii kuum, et äkki kui sa oled mingisugune pidevas konditsioneeri ruumis, äkki see on nende jaoks ahvatlev, ma ei kujutaks ette, et ma tahaks sellist asja teha. Millegipärast ise usun, et nad said inspiratsiooni sellest Dubai palmist, eks, et kuhu taheti kõiki rikkaid ja ilusaid meenutada ja mis praegu on praktiliselt inimtühi. Et miks mitte iseenesest, kui see nagu korralikult ära teha, sellega tegelikult võib-olla välis ajusid riiki meelitada, kindlasti saab riik pildile, et ideel on jumet, aga see on kujuteldamatu ja ma isegi ei taha mõelda, kui palju see maksma veel läheb, aga samas neil naftat on, et siis kuskile tuleb see panna. Kuidas sa igapäevaelus saad aru, et riik on kaasaegne? Sa näed, et kõik toimib. Riik on, või linnad, mida ma külasin, kõik on hästi puhas. Metroo on viimane tipp, jookseb väga ajas, kõik on täpne, puhas, õhukonditsioneeritud, nii edasi. Näiteks meie Bolt seal töötab, et saad eesti keeles kasutada. Sa näed, kui oled kuskil sellises äripiirkonnas, siis näed suuri klaasehitisi, mis on selliseks hästi suureks kontrastiks, kui sa mõtled, et sa lähed paar kilomeetrit eemale ja kõik on selline liivakarva, 2-korruseline residents, selline elamudeks, et see eraelamudeks, et hästi suur kontrast, et seal ei ole midagi vahepealset, et on kas selline Viimsi, kus on igal ühel oma villa või siis on selline klaastornide meri. Boltist rääkides, me kasutasime ka Bolti väga palju ja ükskord tuli naisjuht. Abaias oli juht. Ma olin nii üllatunud, positiivselt üllatunud, et nad on nüüd jõudnud selleni, et on ka naisjuhid seal. Võin kinnitada, aga mul oli üks naisjuht, kuigi... Äkki see sama? Äkki see sama. Loodetavasti mitte. Aga huvitav fakt on see, et naised said omale juhtimisõiguse, autojuhtimisõiguse alles 2018. Et kui sa siin hiljuti käisid, siis ma arvan, et see oli veel suhteliselt uus asi ja kui ma tänaval ka Boltiga ringi sõites jälgisin, et kes autosid juhivad, siis ma nägin täpselt ühte naist. Muidugi ta sõitis Porsches ja oli väga uhke, aga jah, et ega see vist väga selline levinud veel ei ole, aga vähemalt võimalus on ja ma isegi lugesin, et valitsuses pidi juba 5. naisi olema, et see näitab ka, et sellest visioonist, mis siis ühe asjana tõi välja ka naiste enama kaasamise, on kasu olnud ja et see hakkab vaikselt töötama. Kuidas nende naiste õigustega seal maal praegu on siis? Ütleme nii, et enne 2016. aastat naine ilma mehed ei saanud praktiliselt midagi teha, et reisida ei saanud, tööl ei saanud käia ja kõige jaoks oli vaja mehe luba. Et tänapäeval need võimalused on olemas, kuskil juba 3% naistest on ka tööhõives osalemas, et selles mõttes ma arvan, et läheb paremaks, aga ma arvan niimoodi pinna all on ikkagi sellist nagu näha ja tajuda seda, et ikkagi on hästi meeste kontrollitud ühiskond ja naised, mina näiteks ei näinud ühtegi naist üksi käimas, et alati nad olid kas sõbrannade või siis teiste naissugulastega koos või siis oma meestega, et ma arvan, et seda on ikkagi, seal on ka palju sellist kirjutamata reeglit, ma kujutan ette, et mida sa pead lihtsalt teadma ja siis vastavalt sellele siis elada oma elu normaalselt ära. Mis need kirjutamata reeglid seal võiksid olla, mis sa pead silmas? On sul mingi konkreetne ka, mille peale sa mõtlesid?
ma arvan, et see ongi pigem see, et mida kanda, kus käia, millal käia, kellega, et kõik sellised asjad, mille peale sa tegelikult tavaelus ei mõtle, aga seal sa tegelikult tundub, et pead mõtlema või ongi see kohalikel nii hästi selge, et see isegi ei hakka 2 korda mõtlema. Aga mis minule näiteks tuli üllatusena, mis mul tüdruk rääkis, et kui ta läks panka omale pangakaarti tegema, et siis naistele ja meestele olid eraldi pangasalongid, et siis tundus küll, et ma saan aru, et võib-olla jõusaali ei lasta kokku ja mošeesse, aga isegi pangasaalid olid erinevad. Ühesõnaga, kõik tegelikult toimub eraldi, et ma ise juhtusin lugema, et sa lähed perega randa ja siis mehed ja naised on eraldi, et tütred ja emad, ma ei tea, tädid ja kõik, kes seal on, ja siis on isad ja pojad on eraldi nendes tiibades, rannatiibades, et nad on ju üks pere nagu nii, et pere eraldamine on ju nii naljakas. Ma ise randa ei jõudnud. Ma ka ei jõudnud, ma lugesin seda. Väljas oli piisavalt küte, aga näiteks, mida ma tähele panin, et restoranides on eraldi peresektsioon, kus siis mehed, naised, lapsed saavad siis koos käia. Ma ei tea, kas abielusertifikaati küsitakse või küsita, kui tahavad lihtsalt kahekesi minna. Ja siis on selline eraldi üksikute meeste osa. Üksikute naiste osa ma ei näinudki. Et see juba annab märku, et millega tegemist on. Mulle meenus üks olukord, mis oli kaubanduskeskuses. Kaubanduskeskused on, nagu sa ütlesid ka, et kõik on ultramoodne, see on ka hästi uhked, moodsad, täis abaia poode ja siis mina umbes teisel päeval siis Saudi Araabiasse tulnuna rumalakene küsisin ühes poes, vist oli isegi meesmüüja, et kas teil siin proovikabiinid on? Ja siis nad olid mingi ei, et nad proovivad lihtsalt asjade peale enda neid abaiasid, aga see on ju põhimõtteliselt selleks avalik alastus. Sa lihtsalt oled kuskil kõrvalruumis ja sa võtad riided ära ja siis põhimõtteliselt mees on seal sama, see on ju mingi suvaline mees ja siis sina võtad riided ära. Ja need on ikka nagu selles mõttes, et asi, mille peale ma ei tulnud, kui ma nüüd natuke olen hiljem nagu mõtlesin sellele, siis see tegelikult on loogiline, aga minu maailmas sellel ei olnud mingit loogikat enne seda. Ja, absoluutselt. Ma küll sellistes modernsemates kauplustes nägin võimalust ka proovida või vähemalt meestel oligi avatud, aga ma kujutan ette. Aga võib-olla oligi meestes, mina käisin ju naiste riiete poodias, võib-olla oligi meestel see võimalus, meestel olid ju eraldi poed. Jah, ja samas kui sa mõtled, et need riided on kõik sellised hõljuvad ja sellised ühe suurusega põhimõtteliselt, eks, et siis mis sa seal ikka proovid, et kui disain meeldib, et siis võta ära, eks, et ei ole selline, et kas ta nüüd istub või ei istu, eks, et võib-olla seal on ka mingi oma loogika sees. Tegelikult see pood, kus mina enda siis need riided ostsin ja tegelikult need riided on ka Eestis mul olemas, ma teoreetiliselt olen valmis neid ka kandma, mitte täies mahus on nüüd kõige 3 asja korraga, mitte. Tead, seal oli päris ilusaid kleite. Nad olid kõik katvad, aga nad olid nagu täiesti sellised, mida üks eurooplane võiks kanda. Ja, ma nägin ka selliseid poode, et nagu sa ütlesid, siis enamus müüvad musti ja paiasid ja ma tõesti ei saa aru, et milles see konkurentsieelis seal on, et kui kõik müüvad täpselt sama. Võib-olla seal väiksed sellised litrikestega tikandid on, aga jah, ma nägin ka selliseid teistsuguseid poode ja millegipärast arvan, et neid siis kantakse nii-öelda kodus või nagu nii-öelda pereringis, eks, et kus võetakse see pearätik maha ja ollakse natuke vabamad, eks, et see nagu kodus toimub üht koma teist. Mainisid abielu sertifikaadi näitamist, et huvitav, et kas seda küsitakse. Tegelikult ega sul ei olegi väga seda varianti, et sa teidid kellegagi, et ilma, et sa oleks abielus. No võib-olla siin mingisugune korraks nagu midagi on, et enne kui me selle abielu jõuame ära teha, aga see vist ongi niimoodi, et sa pead ikkagi abielus olema seal ju. Ja, ma isegi rääkisin sellest mõne taksojuhiga, et kuidas siis on, et kuidas te näiteks kohtingu maailm toimib siin, et te olete igal pool eraldatud, et kaubanduskeskuses valvsate kaamerate silme all, et siis lastakse ühte ruumi, aga põhimõtteliselt ega seda nagu väga ei näe. Ja siis ta rääkiski,
üks neist siis rääkis, et tavaliselt käib see nii, et pere naissugulased panevad su siis paari või valivad välja seal vastavalt oma ja sinu kriteeriumite miksile siis sobiva kandidaadi sulle ja siis minnakse kohtingule, kus on mõlema perekonnad koos ja vaatavad, et mis te seal räägite ja mis te teete. Ja mõnes mõttes see on selline täielik pime kohting, et vahel sa ei ole piltigi näinud, sellepärast et mis see siin ikka, pilti vaatad, et tule kohale ja siis nagu tõmmatakse see loor ära ja siis näed, millega tegemist on ja kuulad, et kuidas siis sobivus on. Aga naistele pidi see olema põhimõtteliselt ainuke variant oma pere juurest ära kolida, et seni nad on isa ja pere siis võimu all, et ega neil kuskile minna ei ole ja midagi teha ei saa, et siis vähemalt kui on abielus, et siis sul on oma maja ja saad hakata oma sellist leibkonda seal juhtima vähemalt seespoolt ja et see pidi nagu väga populaarne olema, aga jah, et muidu sellist sugudevahelist läbikäimist praktiliselt ei ole, et isegi koolides pidid erinevad klassid olema ja erinevad sissepääsud ja kõik, et jah, hästi huvitav, et kui nad siis lõppude lõpuks kokku saavad, et kuidas see nagu omavaheline läbikäimine siis hakkab olema. Abielusertifikaadist rääkides veel seda, et kui nad avanesid turismile, siis seal ministeeriumi, ma ei tea, kas see on ministeerium või kes seal täpselt on, aga ühesõnaga seal kõrgel tasemel otsustati, et ühes toas välismaalased, kes pole abielus, võivad ühes toas hotellis ööbida. Et kohalike puhul ei ole see mõeldav. Ja siis mina mõtlesin, et okei, et mina toona abielus veel ei olnud, et nüüd on minu võimalus. Ja enne piletite broneerimist mõtlesin, ma kirjutaks mõnda hotelli, et mis nad ütlevad selle peale. Ja paarist hotellist tuli vastus, et jah, meil on selline reegel, et ei pea olema, aga meie hotellis on otsustatud siiski, et sa pead olema abielus selle inimesega, kellega sa ühes toas ööbid, aga me võime pakkuda teile 2 erinevat tuba. No väga tore, ma siis lähen enda ikkagi üsnagi pikaaegse elukaaslasega ja siis ööbime seal Saudi Araabias 2 erinevas toas. No siis me lükkasime edasi selle käimise ja kui ma lõpuks olin abielus, siis ma isegi ütlesin mehele, et niipea kui sa mu naiseks võtad, me läheme Saudi Araabiasse ja me läksimegi reaalselt 3 kuud pärast seda sinna, nii et aga ma arvan, et nad on ka võib-olla natuke selliseks lõdvemaks ikkagi seal hotellides vast muutunud, see oli ka mitu aastat tagasi, et äkki ikkagi lubavad. Ma olen ka samuti aru saanud, et see on hästi selline hotelli oma poliitika ja võib ka tuleneda sellest, et sulle lihtsalt vaadatakse näkku, et kas sina saad või tema näiteks ei saa. Ja mõnes mõttes see on ju kohalike vast auseks, et kui kohalikud ei saa, et miks siis meiegi peaksime, eks, aga jälle selline üks peavalu, mida tegelikult ei peaks olema, eks, et ma saan aru, et see nende kultuur on hästi erinev ja nii, aga mis ikkagi seinte vahel juhtub, võiks ikkagi sinna jääda. Mis linnades sa seal Saudi Araabias käisid? Ma alustasin Riyadist, pealinnast, siis liikusin Tavadmisse, mis on 200 kilomeetri kaugusel Riyadist, aga ikkagi Riyadi provints, kus mu tüdruk töötab ja edasi Jeddasse, kus oli siis hea edasi Euroopasse lennata, et näiteks Milanosse ma lendasin Jeddast 58 euroga. Wizz Airiga siis? Wizz Airiga. Ja me läksime ka sellega, et minu meelest, kes kuigi palju Saudi Araabia kohta ei tea, et siis on pigem selline arvamus, et super kallis on sinna lennata, sinna kohale saada, aga tegelikult lendab odav lennufirma Wizz Air sinna. Ja näiteks Milanosse Ryanairiga ja et tegelikult võib täitsa soodsalt saada, kui kohe homme ei lähe. Aga jah, et seal koha peal nii kallis tegelikult ei olnudki, et põhimõtteliselt Eesti hinnad vahepeal isegi soodsam, et soovitan küll, et isegi kui oled natukene hinnatundlik, et siis huvi korral saab täitsa normaalselt hakkama.
näiteks restoranis väga suure koguse sööki, sa saad seal vahel isegi 5 euroga kätte, et seal küll midagi hõisata ei ole, et riis ja kana heal juhul, eks, aga siiski, et noh, ma praktiliselt ühtegi korda ei jõudnud seal toidukorda päris ära lõpetada, et seal ikkagi antakse sellised portsud ette, et ma ei tea, kas nad siis võtavad kaasa või see ongi jagamiseks, ma arvan, et see ka ei ole nagu ette nähtud, et hästi huvitav, et mõtlesin, et kes need portsud ära jõuab süüa. Kiirtoit on ka ju päris palju. Kiirtoitu on hullult palju, igasugused kiirtoiduketid, mida sa oskad ette kujutada, välismaised, kohapealsed, seda on iga nurga peal, et sellist nagu tervislikku toitu, sellist värsket toitu, ikka annab otsida. Kui sa räägid nendest 3 linnast, et kuidas sa võiksid neid võrrelda, et milline linn oli milline oli, ma ei tea, võib-olla kõige parem koht, kus võib-olla potentsiaalselt elada, kus oleks kõige keerulisem olnud, mis iganes? No Riyadh on selline klassikaline ärilinn, eks, et võib-olla sellepärast seal nagu midagi vahepealselt ei olnudki, et olid eraelamud ja suured kõrghooned. Et see, ma ei tea, kas võib-olla selle kliima pärast või selline just esmamulje või mis mul oli, aga see mul ei jätnud mingit sellist muljet, et ma kohe tahaks sinna kolida. Tavadmi on selline, ma ei tea, Haapsalu, et sul on üks peatänav, ta on küll kilomeetreid pikk ja palistatud erinevate restoranide ja kaubanduskeskuste ja muude teenuste pakkujatega, aga ega seal nagu reaalselt midagi teha ei ole. Et ma arvan, et ka sellepärast ma tulin nii vara tulema, et mul tüdruk küll ütles, et sa võid ju tulla ja mul on hea meel, et sa tuled, aga ma ei usu, et sa siia pidama jääd. Ta ütles niimoodi enne? Ta ütles enne, jah. Ja sina olid mingi, ei, ma olen igal pool elanud, et pole probleemi. Ei, mõtlesin, et ma olen avatud raamat, et tulen kohale ja vaatan, et kuidas on ja et midagi lubama otseselt ei hakka, aga iseenesest oleks ju põnev aru saada, et kus sa oled ja mis siin on ja oma silm on ikkagi kuningas. Et seal ma võtsin nädala, olime koos ja nii palju kui tööstel vaba aega oli ja siis jalutasime ringi ja ikka mõnda restorani astusime ka sisse ja isegi tema sünnipäeva puhul, mis sattus samasse aega, leidsime ühe isegi siukse lounge'i, kus alguses oli küll natukene hirmutav, et astud sisse ja vaatad, et jälle kõik mehi täis. Kõik suitsetavad vesipiipu ja vaatavad, et kes see nüüd tuli. Aga siis esimesest kohkumisest saime üle, kui vaatasime, et teenindaja on täiesti sellistes väga liibuvates riietes ja juuksed lahti ja naine siis, naine. Ja väga avala naeratusega ja palus meid kohe heas inglise keeles lauda. See küll kohalik ei olnud, liibuvates riietes ja juuksed lahti. Ma arvan ka, et ta oli ikkagi kuskilt muudest riikidest sisse toodud, aga ma ei hakanud uurima ka täpselt, et kus ja mis. Aga et suurt seal sellist nagu kultuurielamust või et midagi sul nagu reaalselt teha oleks, et kui see päeval välja minna ei saa praktiliselt, on liiga palav. Õhtul on küll kaubamajad ja asjad lahti, aga seal ka ikka vaadatakse, et on ikkagi natuke selline väiksem koht, selline seal piirkonnas võib-olla elab 500 000 inimest, seal linnas võib-olla 100 000, et selline meie mõistes nagu ikkagi selline Haapsalu või selline nagu ikkagi väiksem koht, et siis ikkagi nagu tüdruk oli ka pabinas ikka, et ma ei tea, et kas me ikkagi tohime siin kõndida ja nii edasi nagu koos ja hästi huvitav või kuidagi selline kummastav oli ka näha seda, et isegi kui on perekonnad, rääkimata siis, mis peavadki siis perekonnad olema, kui mees ja naine liiguvad ringi, et siis mees käib alati ees ja naine käib järgi, et nad ei käi niimoodi üksteise kõrval, mis oli suure tõenäosusega mina kõndisin kogu aeg ees ja mul mees lapsega järel. Ma arvan, et võib-olla meid vahiti imelikult siis. jah, Euroopast. Okay. Ja siis lõpuks ma siis sattusin Jeddasse, mis osutus tegelikult minu lemmiklinnaks, et seal oli kuidagi selline teistmoodi aura või selline, et ilmastik oli teistmoodi, nagu me rääkisime, selline natuke niiskem ja sai ikkagi hingata ja et ei olnud selline kõrbe kuumus. Kõrbe kuumus oli ikka, aga kuidagi selline nagu mahedam. Ja isegi lennujaamast õhtul, kui ma välja sõitsin, siis ma nägin, et siin on ikka tulesid ja vilesid ja restorane ja asju, et siin nagu ikkagi annaks teha ja piisavalt suur linn ka, et selline 4 miljonit inimest. Et kui ma peaks sinna kolima, et siis ma pigem nagu nendest 3 valiks Jeddah.
jah, meie olime ainult Jeddas ja ma isegi seal tundsin, et natukene selline teine planeet ta siiski on. Aga ma saan aru, et võrreldes teistega, teised olid veel rohkem siis, jah? No eriti seda vaadmi, et mõnes mõttes mul on hästi hea meel, et mul selline kogemus nüüd on ja selline võimalus avastada seda avanes, aga jah, ma arvan, et see on ikka nagu meilgi jõudmiseks, et kas sa oled väikelinnas või suurlinnas, et see on ikkagi vaks vahet. Ja noh, väikelinn on muidugi hästi konservatiivne ja kõik ikka, väga paljud ikka inglise keelt ei räägi, et sa ikkagi nii mõnigi kord tuli see tõlkeäpp välja võtta ja ikkagi näidata taksojuhile, mis sest, et juhtnöörid on ju äpis olemas, et kus ma siis lähen või miks ja või küsiti ka, et kus sa pärit oled ja et sellised küsimused said siis nagu äpi teel lahendatud. Mis nad siis õhtul teevad, et terve päeva nad on kuskil konditsioneeritud ruumis ja siis õhtul, ma ei tea, minnakse tööle või lähevad Google restorani või kaubanduskeskusesse? Ja, et paremal järel inimesed kindlasti käivad shoppamas, võib-olla mõned käivad ka restoranis perega, aga hästi palju tellitakse toitu koju. Isegi proovisin, et toidutellimise äpid on väga efektiivsed. Isegi väikses linnas kõik toimis ideaalselt, väga kiiresti. Siis ma nägin, et näiteks seal suure peatänava juures oli ka selliseid nii-öelda rohealasid, mis on põhimõtteliselt tähendab meie mõistes seda, et sul on see jalgpallimuru on maha pandud, et see päikeseväes ära ei põleks ja siis seal on laste mänguväljakud ja inimesed peavad pikniku näiteks, et võtavad omad kohvid, söögid kaasa ja siis teevad seda ja mul ikkagi jäi mulje, et nii vähe, kui ma neid kohalikke seal tänaval nägin ja kaubanduskeskustes, et enamus on ikkagi veedavad pereringis aega ja elavadki omas selles villas ja on seal õnnelikud. Sest näiteks minagi, ma ei hakanud hotelli igaks juhuks võtma, et jälle, et kas hakatakse küsima mingit sertifikaati, et me ka abielus ei ole veel. Ja võtsin siis korteri Airbnb kaudu. Väikses linnas oli täpselt 3 Airbnb valikut, 2 nendest olid sama omaniku omad. Ja mina võtsin siis selle 3. ja pildi pealt ikka nagu ei saa sellest suurusest nii aru ja nii, aga ma olin ikka väga üllatunud, kui ma kohale läksin ja vaatasin, et see on selline 200 ruudune korter, et suure terrassiga ja nii edasi, et see oli ikkagi, ma olen ennem ka aastaid juba üle 10 aasta erinevad Airbnb-des elanud ja näinud kõike, aga see võttis ikkagi tummaks, et et mis te siia kõik aga oligi, et diivanisett oli 10 inimesele, eks, et see on nagu ikkagi väga mitu diivanit sul juba elutoas ja telekas oli nii suur, et ma ei ole vist nii suurt näinudki, et see põhimõtteliselt kodukino ja et sellest siis on suur söögilaud ka 10 inimesele ehk erinevad Palju maksid selle eest? Ma küsisin alla ja ma maksin ikka seal kuskil 300 € nädal, et see oli ikkagi tõmbas ikka vaiba alt ära. Samas, kui ma see väike linn või? Jah. Ma arvan, et seal Riadis võib-olla maksad veel rohkem, aga sõltub ka, et võib-olla nagu seal on väiksemaid variante ka, aga kuivõrd seal oli lihtsalt 3 valikut, et siis nagu ega seal midagi vaiga valida ei olnud. Abielutunnistust ei küsitud, ma eeldan? Abielutunnistust ei küsitud, see omanik elas põhimõtteliselt samas majas korrus allpool, neil oli 3-korruseline villa, kõik eraldi sissekäik kuidagi nii edasi, et meil oli viimane korrus ja väga, väga privaatne ja aitas mind kõigega ja selles mõttes selline hästi vastutulelik ja hea tunne tekkis, et nagu olekski sugulasele külla läinud või midagi, et hästi, hästi tore inimene oli. Ja mis veel? Aga esialgu sa ju otsisid ka püsivat elupaika. Jaa, et ma otsisingi püsivat elupaika ja tegelikult see osutus väga raskeks ja ise kaldusin arvama, et okei, et see võib-olla ongi selline ühiskond, kus kõik juhtub silmast silma ja tuleb kätt suruda ja võib-olla piipu teha või teed juua. Aga jah, et mul nagu paar varianti olid ja ma olin esialgu väga üllatunud, kui soodne kõik oli. Et mulle selle sama 300 € eest pakuti terveks
kuuks korterit, 2 magamistoaga, normaalselt sisustatud, kõik kena. Muidugi see pakkumine kukkus kohal läinuna ikkagi läbi, et oli kellelegi teisele ära antud ja mul jäi mulje selline karvane tunne, et neil on ikka seal, vähemalt selles väiksemas linnas selline väike rassismi pisik on ikkagi küljes nagu, et kui vaatavad, et välismaalane, et siis nagu ikkagi ei taha väga anda. Ja siis mul hakati paar teist agenti pakkus mingeid selliseid üksikule noormehele kortereid, mis ei olnud absoluutselt sellises konditsioonis, et ma oleks kohe nagu käe tõstnud ja öelnud, et jah, siia ma kolin. Mis sa silmas pead sellega? Nad olid väiksed ja kuidagi sellised imelikud ja natuke kallimad ka veel, et kui sa oled juba valgustunneli lõpus näinud ja siis sulle pakutakse midagi teist ja minu eesmärk oleks ikkagi olla siis oma kaaslasega koos, et siis see ei olnud minu jaoks nagu variant eriti. Saan ma nüüd aru, et sa ikkagi plaanisid, et te kolite kokku seal? Sellepärast, et jutu sees ma nagu sain aru, et tal on mingisugune haigla poolt andnud mingi oma koht ja selle 40 minuti jooksul, mis me siin oleme rääkinud, oleme aru saanud, et ega see päris okei seal ei ole nende jaoks, et lihtsalt elate koos. Et sa ikkagi plaanisid kokku kolida? Jaa, et seal haigla selles pakutavas majutuses kindlasti ei oleks koos saanud olla, et seal on kõik ikkagi ainult naistele mõeldud, mis on okei, aga näiteks kui ma seal nädal aega seal olin, et siis me ikkagi veetsime nagu kogu selle töösta vaba aja ikkagi koos. Nii et põhimõtteliselt elasime koos, et kellelgi ei olnud otseselt midagi köhimist ja ma arvan, et oleks vast ikkagi saanud nagu, eks kindlasti oleks vaja küsida alt, et nagu, kas ikka tohib ja kas see on okei ja nii, aga ma arvan, et see on ikkagi hästi selline nagu omanikupõhine, et kes lubab ja kes on jalad käed risti vastu nii, et ma arvan, et see oleks võimalik olnud, aga lihtsalt otsustasin, et üks asi mul ei ole seal liiga palju teha, teine asi, tal on praegu selline imelik graafik ikkagi, et väga palju tööl ja kolmas, et nagu ikkagi väga kalliks läks see lühiajaline rent ka, et siis mõtlesin, et tulen ikkagi esialgu ära ja kui leian seal mingi professionaalse võimaluse või mingi väga hea korteri pakkumine, nagu see esimene oli 300 eurot kuus, selline 2 magamistoaga korter, et siis nagu võiks veel mõelda. Aga... Sa oleksid valmis ikkagi veel tagasi minema, et see ei ole see 2 nädalat ja kõik või kuidas sellega on? Ütleme nii, et kui need... Sa kogud ennast natuke, siis lähed uuesti. Tingimused oleks täidetud, et tüdrukul on rohkem vaba aega, mul on seal midagi teha päevasel ajal, et saan kaugtööd teha või mis iganes ja et me leiaksime selle normaalse koha, kus elada, et siis miks mitte, nagu, et ma oleksin valmis selle avantüüri kaasa tegema, et tegelikult on teie selline lühiajaline projekt, et leping on aastane, et järgmise maini. Aga seal on ka huvitav see, et ma ei tea, kes on lihtsalt haiglas tehakse nii, aga et vahepeal sulle puhkust ei anta, et sulle antakse kogu puhkus korraga kätte, et temale on puhkus ette nähtud siis 56 päeva. Et muidu on see aastane leping, aga põhimõtteliselt 2 kuud antakse siis puhkust, ehk siis nagu 10 kuud on koha peal. Ja nüüd on juba seal üle kuu oldud tal, et siis nagu oleks siis 9-8 kuud sellist huvitavat kõrbeelu, et seda ma oleksin nende tingimuste täitumisel nõus kaaluma, aga praegu kohe niimoodi, et homme lendaks jälle kohale, sellist tunnet ei ole. Kui palju neid turiste seal on? Palju sa nägid reaalselt turiste? Sellepärast, et tegelikult ju Saudi Araabia teeb üsna palju reklaami, Eestile suunatult vist mitte, aga näiteks aasta tagasi ma olin Itaalias ja Roomas olid hästi palju selliseid suuri reklaame, mis reklaamisid Saudi Araabiat. Itaalias saab ju otse lennata, aga palju sa nägid reaalselt neid turiste? Ma ei tea, kas nad olid väga hästi maskeeritud, et ma lihtsalt ei tundnud ära, kes on kes, aga ma nägin ümmargust nulli. Ma ei näinud mitte ühtegi teist sellise lääneliku olemisega inimest, kes oleks uudiste pealt ringi käinud või vaadanud. Võib-olla on see, et nad käivad seal kõrbetuuridel ja ma lihtsalt ei sattunud sinna. Võib-olla on see, et nad on kuskil oma hotellides, peesitavad kuskil päikese all ja jõuavad seal alkoholivaba mojitot.
Aga tõesti, ma ei näinud kaubanduskeskustes, ma ei näinud mitte kuskil kedagi teist, kes oleks meenutanud sellist turisti. Mina natuke nägin, aga tõesti väga vähe. Ma pakun, et umbes 10 inimest, aga see oli ka nüüd septembri keskpaik või lõpp, ehk siis kui sina rääkisid 45 kraadist, siis meil oli umbes 37 kraadi, ehk siis temperatuur läheb natuke alla, vaata, et läheb selliseks mõistlikumaks turisti jaoks, aga tõesti, ma olen ka ju palju käinud ja ikka nagu harva näeb niimoodi, et suures linnas pole üldse turiste, et okei, kuskil väikses linnas on täiesti okei, et sul ei ole ühtegi välismaalast, aga ma vist ei ole ka näinud niimoodi, et suur linn ja sa tõesti näed päevade jooksul 10 inimest, et tõesti ulme lihtsalt. Ja see on seda imelikum, seepärast, et kui sa hakkad nagu natukene uurima, siis tegelikult statistika järgi peaks olema pooled sellest rahvast üle 30 miljonist peaks olema välismaalased. Kus nad on? Ei tea, võib-olla tööl, võib-olla elavad seal oma sellistes compoundides, kus ongi omad reeglid ja võid seal bikiinidega ringi käia ja nii edasi. Ma ka uurisin ühelt Eesti tuttavat, kes oli seal ise paar aastat tööasjus olnud ja ütles, et et väga mugav oli, et tööandja maksis selle välismaalaste eraldatud tsooni kinni, ütles, et küsisin, et palju siis maksab. Ütles, et kuskil mingi 250 000 kohalikku, mis tähendab, et circa 50 000 euri aastas. Et siis jah, et kui tööandja on nõus selle kinni maksma, siis ma arvan, et see võib tegelikult tõesti nagu selline pehme maandumine olla ja et sul on kohe selline oma selline kommuun seal, kellega sa saad väga kergesti jutule, kellega sul on midagi ühist, kõik on nagu tööle tulnud, saad seal kontakte luua ja nii edasi, aga jah, et mina sellistesse praegu veel ei jõudnud ja mõtlesin ka, et selle raha eest ma saan vabalt Nairobis korteri osta. Mulle tundub, et selline kommuun on kuidagi ikkagi võlts. Ta on ju võlts sellepärast, et see ei ole see, mis päriselt tänavatel on. Et see on kuidagi nii veider, et ma ei tea, ma vist ei tahakski seal olla. Ma arvan, et see on jah, selline pehme maandumine neile, kes peavad seal olema ja kui sa tõesti mõtled, et sa araabi keelt ei räägi, sa ei taha ennast kogu aeg kinni katta, sa ei taha mõelda, et nagu kas ma mingi reegli vastu eksin, et siis ma arvan, et see on tegelikult hea variant, kui sa oled seal lühemat aega, et kui sa juba lähed sinna aastaks või nii, et siis ma ikkagi vaataks midagi sellist pikemaajalisemat üüri ikkagi, kus sa saad oma sellise tutvuskonna luua ja nii edasi, et see ikkagi nagu natuke näeksid seda kohalikku elu ka, aga jah, see on täpselt selline vaba valik, et kõik võimalused on olemas ja mõnes mõttes nad on nii hästi kavalalt teinud, et kui meie ei taha siin teie imelikke kombeid näha, et siis paneme teid kuskile seina taha, kus on basseinid ja mis näeb ilus välja, aga et ajage seal omi asju ja kui müüride sellest välja tulete, et siis järgige meie reegleid. Kellele sa soovitaksid Saudi Araabiasse minekut, samuti millal ja kui pikaks näiteks? Et anna mingisugune selline turisminõuanne, et kes kuulab ja mõtleb, et tahaks ka sellist põnevat eksperimenti teha, et mida siis meeles pidada näiteks? No ma arvan, et ideaalne aeg minna on siis, kui meil on külm ja kõle, ehk siis kuskil novembrist aprillini, et mais-septembrini on ikka põrgu kuum, et seda ise katsetasin ja väga, väga nagu kohe ei taha tagasi minna. Ja kellele, ma arvan, et sellise avatud inimestele, kes otsivad selliseid kohti, mis on väga erinevad, mis kindlasti ma ei soovitaks seda esimeseks reisiks, et siis võib sellist nagu väga võõrduda reisimisest, et see on ikkagi julge närvikavaga inimesele. Samas ta on hästi turvaline, et kuritegevus on praktiliselt 0 ja kui sellist Araabia muinasjuturiiki tahta näha, et siis ma arvan, et see on kindlasti üks väga autentne kogemus. Suurepärane, aitäh sulle, Kristo, selle vestluse eest. Ja, palun. Ja järgmine peatus on eetris 2 nädala pärast. Kuula meid üle nädalati kolmapäeval Õhtulehest, Spotify'st, SoundCloud'ist või iTunes'ist ja ära unusta meie podcasti tellida.